ja tere kõigile. Mina olen Merit Raju. Mina olen selle raamatu Mina tegelane ja minu kõrval on selle raamatu Sina tegelane. Tere, olen Tauri Vahesaar ja nagu te juba kuulsite, selles raamatus on mina ja sina tegelased ja miks sa kirjutasid selle raamatu, Merit? Me saime tuttavaks täpselt 2 aastat tagasi sinuga novembris ja juba enne seda hakkas see raamat ennast ise kirjutama ja see tuli mul jalutuskäikudel pähe. Ma kirjutasin mõtteid oma telefoni, arutasin sõbrannaga ja sõbraga igasuguseid mõtteid suhete teemal, suhtlemise teemal, harmoonilise suhte teemal. Ja siis see raamat ongi paljuski sellest, et milline oli see teekond sinuni. Ja püha armastus. Kuulsime, et see olevat hästi julge pealkiri. Ja mina ütleks selle peale, et armastus ongi ainult püha armastus. See on täielik kohalolu kõigis nendes hetkedes, kui teineteisele armastus avaldada või siis iseendale. Ja kuidas sina kirjeldaksid püha armastust? Mina sain tõenäoliselt selle mõtte ühe hästi armsa paari pulmast, kus oli teetseremoonia ja seal oli võimalik siis võtta vastu see pakutud kausteed, hoida seda südame kõrgusel, vaadata neid teelehti seal kausi põhjas, sest seal ei kurnata niimoodi teed ära, et jäävadki need samad lehed, millest tehakse mitu tõmmist sinna samma kaussi, kui oled jälle kausi tühjaks joonud. Tunda seda lõhna oli võimalik ja tõeliselt keskenduda lihtsalt ühele kausile teele. Ja ma sain aru, et see on nii erinev sellest, kui panna lihtsalt kuuma vett ja teekotike sisse ja siis oodata, et vist jahtus juba, nüüd vist saan rüübata, kõrvetas ikka, et see mitte kohal olev tee joomine versus siis see selline tseremoniaalne, mis ongi püha. Ehk siis seal öeldigi, et püha on kõik, millele sa pöörad oma täis tähelepanu ja mille suhtes sul on austus. Ehk siis kui selline armastus, selline suhe leida, nagu meie teineteist leidsime, siis seda ei saa nagu plärtsutada nagu teekotikest mööda minnes lennujaamas, vaid see ongi nagu teetseremoonia, et aitäh, et sa oled siin ja ma pööran tõesti sulle tähelepanu, ma lülitan oma telefoni välja. Täna üks töökaaslane ka kirjutas, sul on jälle telefon väljas, sest meil oli kokkulepe, et eile oli telefon väljas. Ma ütlesin, tohi, vabandust, ma käisin jalutamas ja see aeg oli ka telefon väljas. Et see on tähelepanu pööramine sellele, mis on väärtuslik ja kõik, millele see tähelepanu pöörad, ongi väärtuslik. Mina tunnen, et olen sellist püha armastust varem kogenud slackline'il tasakaalu hoides, iseenda sees. Seal olles ma pean täielikult keskenduma, täielikult hetke nautima kõigi meeltega ja laskma hirmul minna, sest muidu ma pean alt pärast nöörbid üles ronima, et uuesti tasakaalu hoida. Et see on täielik kohalolu, on mulle tulnud siis seal kõrgustes kõõludes, et nüüd siin maa peal seda koos saaks nautida. Kust on sinu selline tasakaal tulnud? Veel võib-olla siia lõppu kommentaar, et ega ma alguses meie kohtumisel ei teadnud, millega sa tegeled ja see on päris äge ja päris eriline, päris maagiline ja müstiline, et sa lihtsalt käid mööda
köisi ja kõrgusi ja nagu sa ütlesid, et kuni 300 meetri kõrgusel oled käinud lihtsalt all tühjus ja mõlemal pool ja üleval pool. Et see on nii äge, et sa oskad lennata. Ja ma sain seda aru meie esimesel kohtumisel, kui ma tegin sulle massaaži või teisel kohtumisel. Ja ma tean, kui kiiresti teised on massaaži laua pealt püsti hüpanud ja ma saan aru, et seal on erinevad põhjused, et inimesed ei väärtusta nagu iseennast, et nad ei julge võtta hetke endale, sest nad kardavad, et äkki mul tuleb järgmine inimene või äkki see on liiga palju, kui tema jääb lihtsalt tukkuma seal massaaži laua peal. Samas see on kõige parem asi, mis saab juhtuda, sest siis massaaž mõjub ja isetervenemise seisund toimivad ainult siis, kui meil parasümpaatiline närvisüsteem on aktiveeritud, ehk siis me oleme lõdvestunud. Ja kui ma sulle olin massaaži ära teinud, siis sa jäid sinna massaaži lauale. See oli ühe koolituse ajal mingi diivani nurk tegelikult, et sa jäid sinna veel pikali nautima ja ma teadsin, et sul peab olema väga hea keskendumisvõime. Ja siis ma sain hiljem teada, kust see pärineb. Ja selle sama keskendumisvõimega siis sa oledki suhtes, mis teeb meie koos oldud aja hästi kvaliteetseks ja annab meile ka sellise tunde, nagu see aeg, mis näiteks oli tund aega, tundub nagu päev või midagi sellist, et ühte ajaühikusse mahub järsku rohkem. Ja mina olen seda õppinud joogast, olles siis üle 10 aasta joogaõpetaja ja meditatsioonist, et need on need samad hetked, mida mina ka üksinda kogesin. See, kus lihtsalt sisemine naeratus lihtsalt tekkis suule sellest meditatiivsest seisundist, siis nüüd on hea seda koos kogeda. Meil oli 2 erinevat raamatu kaant valikus. Üks nendest oli siis see, mis sai selleks kaaneks ja teine oli meil, kus oli ka sisalik, läbipaistev sisalik meie peal. Kui kunstnik küsis meilt, või näitas meile seda pilti, siis küsis, et kas teile sisalikud meeldivad. Siis me ütlesime, et muidugi meeldivad, aga nad on tegelikult mitte need nii-öelda kõige paremad tegelased meie suhtes. Ehk nad on kogu aeg kohal, aga nad on selline keerulisemad hetked meie vahel ja mis me siis nendel hetkedel teeme, et sisalik saaks rahulikult sooja kivi peal olla edasi ja ei pea enda sabast lahti laskma. Ehk siis sisalikuks me nimetame stressi hetki. Ja tõepoolest see lugu oli nii, et illustraator sai julgustust sisalikke joonistada meie piltide peale. Pildid on teinud Ruudu Rahumaru ja need on tehtud meie jaoks pühas kohas, Meenikunna rabas. Aga kui ta seda pilti näitas, siis ma ütlesin alles illustraatorile, et sisalikud ei ole meie raamatus head tegelased mingis mõttes. Et nüüd ta joonistas selle meie vahele ja mis tegelikult ongi siis tõsi, nagu Tauri ütles, need sisalikud käivad meie vahel. Me nimetame sisalikuks sellepärast, et inglisekeelse kirjanduse põhjal on selline ajuseisund, kus me stressis oleme, nagu roomaja ajuseisund või sisaliku ajuseisund või meie ajutüve aktiveerumine. Ehk siis see võitlev, põgene või hangu seisund. Ja need võivad tulla maailma kõige väiksematest asjadest ja maailma kõige kiiremini. Et öeldakse, et nagu millisekund läheb, et see seisund aktiveeruks ajus. Ja siis me püüame, et see, me päris millisekundiga ei lähe üle, aga me teeme kõik, et see 2 minutiga läheks üle. Need hetked võivad ka olla täiesti tavalised küüslaugu hakkimise hetked, kus sina ütled mulle, et palun haki mulle küüslauke ja mina tean tagataustal, et sinul hakkab 2 minuti pärast suum, et muidugi ma tulen ja hakin ja teen ja aitan ja olen ja siis ma näen, et kuidas sina lähed hoopis neid küüslauke hakkima. Siis läheb selle peale Tauri teise tuppa, sest ta läheb teist tuppa,
Okei, ma hakin, ma teen oma protsessi, siis ma lähen Zoomi ja siis pärast Zoomi räägime. Aga meil see nii ei käi. Meil on momentaalselt ikkagi üks sõna, üks praktika, mida me siis teeme. Ja me ütleme teineteisele, et hingame. Ja on muidugi ka võimalik veel kiiremini kui 2 minutit, aga tavaliselt 2 minutiga on kõik lahendatud. Ja lõpuks tuli välja, et Meritil on kõige parem, kui ta saab enne Zoomi midagi teha ja hakkimine oli kõige mõnusam, selline rahustavam tegevus. Mina võtsin seda, kui et kas ma ei saa nüüd hakkama selle hakkimisega, et miks sa pead mulle nagu mingi eeltöö ära tegema. Aga tegelikult nagu sellised väiksed asjad võivad juba mingisuguse olukorra tekitada. Ja just see kiirustamine ka, et nagu hästi vähe aega on jäänud mingiks tegevuseks, siis võib tekkida selline võitle, põgene või hangu olukord. Eriti, kui on tegemist nagu näiteks presentatsiooni ja tehnilise probleemiga, et ei lähe ekraanil käima, 5 minutit on juba üle, siis kõige lihtsam on muidugi ju ära hanguda ja mitte midagi teha, aga meie viis on ikkagi hingamine. Ja sellest me räägime ka raamatus, et kuidas hingamine toob sellest sisaliku ajust uuesti tagasi suhtlusesse. Ja, sest me tunneme, et selline harmoonia hoidmine meie vahel on hästi oluline ja ma arvan, et see on üks hästi erilisi lahendamise viise suhetes, mida meie teeme sellepärast, et enamasti pöördutakse teineteisest eemale sellises olukorras ja loodetakse, et läheb üle ja vahel lähebki üle, aga kuskile jääb see alateadvusse ikkagi nagu negatiivse märgina, et see teine inimene on ohtlik, et temaga võib tulla sekeldusi. Et siis me püüame selle kohe seal samas ära neutraliseerida, ise kokku jäädes ja siis meil on veel huvitav see uuesti tegemise mõte ka. Tahad sellest rääkida? See on nagu jälle alateadvuse ära trikitamiseks, et me nagu kordame seda olukorda, aga... No kui on mingisugune raskem olukord, siis tasub alateadvust trikitada ja teha see olukord siis nii, nagu me tegelikult oleks soovinud. Et ei jääks selline tunne, et on teineteisele ohtlik, vaid tegelikult me oleme ju teineteise hinge teised pooled ja soovime seda hoida, seda ühendust. Ehk siis teemegi täiesti uuesti, aga kui me oleme enne rääkinud läbi, mis kohad, mis juhtus ja kus see koht oli, kus juhtus, et meil tekkis stress ühel või teisel või mõlemal, siis me saame selle koha ümber teha. Ja vajadusel siis veel ümber teha. Et selliseid nii-öelda mänge me teeme, et lihtsalt hoida seda kõige paremat õhkkonda meie vahel. Sest need ei ole ju päris olukorrad, kui keegi küüslaugu pärast närvi läheb. Ja on meie meelest 4 erinevat sükest meeleseisundit. Üks on sisalik, teine on süke töine, et nüüd teeme konkreetselt ära mingit ühe eesmärgi nimel, mingi tegevus, mingi töö, mingi ratsionaalne sükene otsus. Ehk siis need 2 on nagu vasaku ajupoolkera seisundid. Ja siis parema ajupoolkera seisundid on meie meelest süke mänguline. Või tantsuline, nagu me siin enne tegime, sellepärast me saamegi niimoodi mõnusasti siin lihtsalt vestelda ja ei ole liiga fokusseeritud mingitele loeteludele, mis meil on ka. Ja meie meelest kõige imelisem seisund on siis valge vikerkaare seisund. Kutsume seda sellepärast niimoodi, et see on tõesti loodusüme, mida ei oleks iial osanud kohata just Eestis. Ja see oli lihtsalt nii imeline hetk. Ja need hetked on meil igapäevased ja panime selle nimetuse valge vikerkaar. Ja see on selline mediteeriv seisund. See ongi see, mis on meile tuttav siis joogamatilt või slackline'ilt. Kõigi meeltega oled täielikult kohal. See ongi see seisund, kus ajataju kaob ära. See on loominguline, see on selline ja ka teineteisega ja kõigega harmoonias olemise seisund. See on loodusega üks olemise seisund. Ja mitte midagi sisse võtmata.
ma just mõtlesin, kui me sihukeste jookidega siin oleme, siis mis jook see selline on, ütleme siis retsepti, kuum vesi ja, või noh, nii soe granivesi kui tuleb ja siis ingveripulber. Sellepärast, et Hiina meditsiini järgi see on selline soojendav ja hoiab nagu seestpoolt väljapoole soe, nii et sa saad oma palliriietega käia. ja ergutab seedimist ka. Sa vist lubasid, et me räägime enda kohtumise loo. Ma ei tea, võisin lubada, jah. Ja see lugu juba sai alguse, ehk siis sa juba rääkisid, kuidas ma sain massaaži, see oli siis jäävee koolitusel ja Merit pakkus mulle, et teeb järgmisel päeval massaaži, kuna kuulis, et mul on seljaga teema siis. Ja mõtlesin, et kõik saavad järgmisel päeval massaaži. Et siis ma panen ennast esimesena kirja. Ja hommikul olin esimesena platsis. Sain massaaži, mis tuletas mulle meelde, kui ma highline'il püsti tõusen, täielikult momendis olemist ja sellepärast ma jäingi sinna seda hetke nautima, sest need õlid võimendasid kogu seda kogemust ja aromiteraapia andis täielikult keskendumise enese tervendamiseks, ehk siis ma tunnetasin, et ma suudan ise ennast terveks teha tänu sellele, et ma olen täielikult kohal. Ja sealt algas muidugi ka teekond eneseväärtustamiseni. Eneseväärtustamisest on paljuski see raamat ka, sellepärast, et ma arvan, et Tauri oligi auhind selle eest, et ma ise keskendusin enda väärtustamisele ja lihtsalt neid lugusid on nii palju, nii minu kui sinu lugusid, et võib-olla kuna sinu lood on väljas sealt raamatust, siis üks kõige naljakam eneseväärtustamise lugu, kus sa üldse taipasid, et peaksid ka sellega tegelema, kas tahaksid rääkida? No kõige teravam lugu on see, et ma selja pärast ei tohtinud väga palju midagi tõsta ja siis sain sõbrannalt kõne, et äkki aitaks ühe madratsi ära tuua teisest linnast. Ja ma mõtlesin, et siis saame nagu tasa, et meil on mingisugused arveldamata asjad ka, et muidugi toon ära ja pole probleemi. Ja kui järgi läksime, tuli välja, et see oli väga suur diivan, vaevu mahtus kaubikusse ära ja oli raske kahekesi vinnasime. Vedrusid täis. Ja siis, kui jõudsime Tallinnasse, ütlesime teineteisele, et okei, kindlasti me seda üles ei vii. Et see küll nad saavad ise hakkama, me oleme enda töö ära teinud. Tuli välja, et vihma sadas ja 4. korrus. No come on. Ja sellel naisel ei olnud meest kodus. Et mis me teeme? Muidugi me viime ära selle. Ja siis hakkasime üles tassima ja jõudsime siis ukseni, eks. Siis tuli välja, et see on parkida ei saa eriti lähedale, et tuli üle hoovi kõigepealt viia, siis tuli 4. korrusele. Põhimõtteliselt, mulle meeles keertrepp, vaevalt on nüüd keertrepp oli ega midagi sellist. Ja siis kõige tagumisse tuppa. Ja lõpuks jõudsime kohale, me nagu okei, viskame selle voodi siia diivani ilusti voodi peale ja nüüd on korras madrats. Ja tuli välja, et need vedrud olid kõik täielikult valesti läinud seal sees. Puntrasse. Ehk siis, mis üle jäi? Madrats teha lahti ja sinna sisse ronida, et hakata neid sättima. Ja muidugi mina ronisin sinna sisse, siis hakkasin neid sättima ja siis iga väikse aja tegema, kas nüüd on korras ja kas nüüd on korras ja lõpuks, kui ma sealt välja ronisin, siis oli küll tunne, et okei, nüüd läks küll üle natukene sellega, et nagu, kui palju võib, et kas nüüd äkki on piisavalt vastu tuldud? Ehk siis tuleb nagu esimeses etapis ei öelda, on kõige lihtsam. Ja seda me nüüd praktiseerime ka. Et osata ei öelda, iseennast valida. Aga see läheb ka kõige väiksemate asjadeni välja, see eneseväärtustamine. Näiteks, kui me jalutamas käime, siis käime käest kinni ja me käime iga päev jalutamas. Ja siis ma tunnen, et ei taha nagu käed paigal jalutada, et tahaks liigutada, et lümfidele oleks ka siis sellest jalutuskäigust midagi kasu ja siis hakkan aktiivselt liigutama ja vaatan, et Tauri käib. Näita. No, põhimõtteliselt on suusatamise liigutusi, sellepärast, et see on meie rütmis kuidagi seal sees.
Ja Tauri ei vaheta jalga ära, sest ta tuleb mulle vastu. Ta käib siis niimoodi. Et siis tuleb jalga vahetada, siis läheb tegelikult jonksu ja siis hakkavad mõlemad käed liikuma niimoodi. No ma tean, et mingi aja pärast sina teed selle keksu sammu ja siis läheb õigesti edasi. Seda küll, jah. Et see on meil juba paigas, aga lihtsalt mul on, Tauri, kas sul on päriselt mugav niimoodi kõndida? Jaa, ma teen suusatrenni. Et kui sa ka valid siis midagi, mis ei ole sulle esmamugav, siis sa pead teadma, mille pärast seda valid. Meil on aegade algusest peale olnud iga nädal meie päev. Ekraanivaba päev. Ja see on siis sisaliku kõrval meie teine selline, ma mõtlesin, see kaane pilt lihtsalt, et see on selle sisaliku pildi kõrval või sisalikuga tegelemise kõrval meile selline iseloomulik, et me võtamegi selle teineteisele pühendumise päeva iga nädal. Ma olin 15 aastat juba enne seda vabakutseline ja mul polnud ühtegi vaba päeva. Et selles mõttes oli hästi tore, et sa lihtsalt tulid ja pakkusid, et teistel inimestel on laupäev, pühapäev, et siis meil oleks nagu see pühapäev. Ja see ongi ekraanivaba, see on offline ja teistel ongi öeldud, et me oleme sellel päeval kätte saamata. Et enne siis, päev enne me teeme kõik töö ka ette ära. Tihtipeale kella 10 õhtul, mis läheb üle meie sellise mugava kellaaja tegelikult. Aga see on meile nii tähtis. Ja teeme koos süüa, käime jalutamas, teeme vähe pikemaid matkamisi, loeme raamatuid. Ühe päevaga, ühe raamatu lugemine pole mitte mingi küsimus. Kuskil 250 lehekülge päevas või selle sama päevaga siis ja lugedes üksteisele ette ja käies veel 2 tundi õues ka. Okei, Da Vinci koodi lugemisega muidu läks kauem, aga varsti saame nii ka, et 500 päevas. Ja eile me vaatasime ühte filmi ja ma sain aru, et tegelikult see armastusabielu on ajaloos nii lühikest aega olnud, kusagil 100 aastat, võib-olla rohkem. Ülejäänud aeg ajaloost on ju selline olnud, et isad lepivad kokku mingeid abielusid, need on ärisuhted, need on praktilised tehingud, need on rahalised tehingud, materiaalsed tehingud ja väga palju on kurbust, valu ja kõike tunda saadud sellepärast, et ei ole saanud valida oma hingesugulast oma kaaslaseks. Vaatasime 2000 aastat tagasi toimuvaid sündmusi. Meil oli 4 pulma. Me julgustamegi elama oma reeglite järgi, võtma see vaba päev, püha päev nädalas. Või siis tegema 4 pulma, kui süda kutsub. Esimene pulm oli meil 2 seal samas Meenikunna rabas, kus need pildid on tehtud päikse tõusul. 21. juunil see aasta, ehk siis suvisel pööripäeval, ehk siis jõhkralt vara hommikul. Teine pulm oli siis samal päeval, kui ametlikult sõlmisime abielulepingu. Tartus. Ja järgmine päev, siis me olime juba koju jõudnud oma ringreisilt. Kusjuures ei soovita Eestis telgis teha oma mesinädalaid juunikuus, sellepärast, et siis on nagu selle telgiriide taga või me põhimõtteliselt me ööbisime meie bussis, meie sääsevõrgu taga oli nagu paksult ja see oli nii kaugel meie kõrvast. Ehk siis terve magada ei saanud nädal aega. 3. oli siis meie kodus, nagu siin taga videol ka näha. Kui me olime ühe öö juba saanud normaalselt magada. Ja selleks päevaks oli välja kuulutatud, et tuleb väga kõva torm. No nagu raju. Nagu raju, väga raju torm tuleb ja näitas, et täpselt selleks ajaks, kui on tseremoonia, lõpeb ära. Ja mis meil muud üle jäi, kui täielikult seda usaldada. Viimase hetkeni kõik veel küsisid, mis siis saab, kui ei lõppe see vihm.
Ja, sest kui me hommikul ärkasime, siis kõik ladistas, meeletu tuul ja siis korraks tekkis selline ärevus, sellepärast et nädal aega olid meie sugulased küsinud, et mis siis, kui vihma sajab, et kas teil on selle peale mõeldud ja me vastasime kogu aeg, et ei ole. Samas usaldasime, et küll kõik läheb nii, nagu minema peab ja täpselt meie tseremoonia ajaks oli täiesti kuiv ja täpselt nii, nagu soovisime. Saime kõrgustes kõõluda, saime murul tantsida ja kõik läks täpselt nii, nagu pidi minema. Aga see oli alles 3. pulm 2 päeva jooksul. Ja 4. pulm oli meil 6 aja pärast täpselt samal päeval 22. juuli pulmapidu, mis oli siis inspiratsioonifestivali järgselt kella 8 peale, sest tseremoonia lõppes täpselt kell 8. No nagu 6 aega varem lõppes kell 8 ja siis kuna see on meie uneaeg, siis me läksime magama seal juunis ja siis me juulis lubasime siis, et pidu jätkub, sest siis me olime jälle taastunud. Ja see oli väga armas ja siis samamoodi sadas ju ülejäänud Eesti osariikides, välja arvatud siis Tartus selles pesas, kus meil just see pidu toimus. No ja lõpuks hakkas seal ka sadama südaööl. Igal juhul aitäh sulle, et me julgesime niimoodi mõelda ja teha ja palju jalu abielluda ja meil oli algul plaan ka, et me sõrmuseid ei võta kasutusele, sest Tauril on sellised tegevusalad, kus teil ei ole vaja rippuda sõrmusega koos kuskil. Siis me käisime pika tee läbi, et kas äkki tätoveering võtta, valida. Vaatasime kõiki pilte ja lasime ennast inspireerida ja lõpuks me otsustasime, et ega see tätoveering vist mingi tervisetoode ei ole. Et jääme täitsa klassikalise sõrmuse juurde ja eks ta ju käib ju ära ka, kui vaja. See oli väga hea valik, et me võtsime sellised sõrmused ja lubasime, me lasime lahti algsetest mõtetest ja tegimegi enda taolise pulma, täiesti enda näolise ja täiesti enda pühendumistega. Me kirjutasime tõotused täielikult ise. Ehk siis võtsime selleks ka mingi päeva või rohkem, aga ma mäletan seal ühe järvekese ääres mingit päeva, kui me täielikult keskendusime sellele, et mida me ootame oma abielult, mis on meile kõige tähtsam, mis on meile kõige olulisemad väärtused ja siis ükshaaval saime sõna ja sellega läks terve päev, aga me olime mõlemad juba eeltööd teinud päris palju. Mäletad, kord kõndisime Klooga rannas ja mis sa mulle ütlesid või vähemalt ma arvasin, et sa mulle ütlesid? Meri kohises ja me olime vait mõnda aega ja järsku ma hüüdsin aitäh hästi valjusti. Ja ma olin talle väga lähedal, mitte ainult käest hoides, vaid ma hoidsin talle ümber kinni ja ehmatasin selle peale, et armas, ma olen siin samas, et ma kuulen väga hästi, mul on nahkhiire kõrvad. Ja siis ma ütlesin, et ega ma sulle ei öelnud, ma ütlesin sinu eest. Aitäh. Siis me juba seal ruttasime mööda see randa kahekesi ja mõlemad hüüdsime aitäh. Ja meil on selline praktika ka, et kui mina varem tahtsin õhtuti hirmsasti jutustada sinuga, aga Tauril ei tule õhtune jutustamine voodis hästi välja, sest et ta lihtsalt jääb magama. See on see ainulaadne oskus, et ükskõik kus magama jääda. Aga Meritil seda oskust me veel arendame. Ja nüüd me oleme selle asemele võtnud tänud teineteisele. Ehk siis me mõlemad ütleme teineteisele enne head ööd soovimist. See on siis 3 tänu ja kordamööda ja siis soovime head ööd. Et olla kindel, et kõik on
veel ärkvel. Muidu Merit vist võikski ütlema jääda neid tänusid mulle. Jah, sest nii öeldakse ka, et kui oma päeva kohta teed kokkuvõtte ja kirjutad neid tänusid üles, et see tegelikult alles nagu ergutab alateadvust otsima neid, aga see oli ju ka hästi ja siis mul tuli ju see taipamine ja see inimene kirjutas seda ja ma ise kirjutasin temale üle pika aja ja nii edasi, et neid tuleb järjest neid mõtteid, mis kõik olid hästi. Ja sellepärast on hea sellega oma päev lõpetada, siis kas teineteisele tänudega või siis lihtsalt oma päeva eest tänudega iseendale oma päevikus, sest siis saab seda kõike veel juhtuda ja veel rohkem märgata. Kuidas me väljendame sõnades tundeid ja kas seda on üldse võimalik sõnades väljendada? Kui sina näiteks minult küsid, et mis sa tunned, siis ma mõnikord olen vastanud, et ma arvutan. Ma arvutan. Ehk siis oskus. Ma saan aru, et midagi on õhus, nagu midagi on, mida Tauri ei ole muga jaganud. Nagu ma näen, et keel on kuidagi teistmoodi kui tavaliselt ja siis ma küsin, et kuidas sa ennast tunned. Arvutan. See ei ole iga kord olnud, aga see oli üks kord. Sellepärast, et umbes 20 minutit varem ma olin lihtsalt küsinud, et huvitav, kui tuul oli 30 meetrit sekundis, siis mitu kilomeetrit tunnis see oli, et ma saaksin nagu autona seda tuult ette kujutada või nii. Ja siis Tauri jäi arvutama. Ja siis ma okei, kas me sellest saame üle 20 minutit kestnud, et kas ma panen, võtan telefoni välja, mida me jalutuskäikudel ei tee ja kas ma siis arvutan selle välja? No see oli selline võimalus võib-olla tõesti mitte tunda enda tundeid, vaid lihtsalt arvutada, see oleks nagu teise ruumi minek või siis trenni minek, kui on mingisugune keerulisem olukord ja sellest olukorrast nagu eemaldumine. Siis on hea lihtne öelda, et ma nüüd arvutan. Ühesõnaga, selliste asjadega me tegeleme ja tutvume ise endiga kõigepealt, mida mina tunnen, siis me püüame teineteisega jagada ja siis me püüame turvalised olla teineteisele kuulates. Kasutame ka, kui on selline kriitiline tundlik teema või olukord, siis me peegeldame ja aitame üksteisel niimoodi paremini mõista teineteist. Ja see kõlab nagu, et iga päev läheb meil kindlasti hästi palju aega selleks, tegelikult ongi võimalik 2 minutiga teineteisest aru saada. Ja seda saab ainult siis, kui tulla sellest sisaliku ajust välja. Sellepärast, et seal on ükskõik mis öeldu teise tähendusega. Ja mõnel võib aktiveeruda nagu mina, ma võin rääkida väga palju selles seisundis, aga sellest ei ole midagi kasu, sest sa olen nagu, kilp on ees, nagu et võid rääkida küll, aga mul nagu läheb, kõik põrkab tagasi. Ehk siis seal ei saa kontakti päriselt ja siis me püüame neid olukordi luua kiiresti, kus jälle kontakti saab. Ja niimoodi me arvamegi, et armastus on alati püha ja eriti, kui seda hoida ja kasvatada koos. Aitäh. Ja, aitäh. Kas on küsimusi? Kommentaare? Oleme väga põnevil, et milline tuleb raamatule siis tagasisida. Vahel meile tundub, et raamat on hästi nagu paljastav sõna otseses mõttes ja väga isiklik, aga tihtipeale ma saan aru, et see ütleb lugeja kohta veel rohkem kui minu või meie kohta. Et see paneb neid samu küsimusi küsima lugejat enda käest ja oma kaaslase käest. Aitäh, et saime selle raamatu kirjutada, teha, luua. Ja aitäh meie toimetajale Tene Hookile, meie fotograafile Ruudu Rahumarule, kujundaja Agneta Kardas, Kalaruudu Soojust ja illustraator oli Maari Soekov. Et väga hea tiim oli. Aitäh!